2026 aasta juuli alguses avastasid Ukraina droonid okupeeritud Krimmis asuvas Saki lennubaasis 6-7 kindlustatud lennukivarjendist. Nad lõhkasid 4 neist uksed eest ära ja sama baasi oli juba mõned päevad varem korra tabatud. Venemaa oli kulutanud tõsist raha selle lennuvälja tugevdamiseks, spetsiaalselt selliste rünnakute peatamiseks ehitatud betoonvarjualustega. 1 nädala jooksul tegi Ukraina selle katse 2 korda ja pääses mõlemal korral läbi. Kõik sõda kajastavad väljaanded avaldasid selle loo mingis versioonis. Aga täna tahame me väita, et angaari põleng on kõige vähem huvitav osa sellest, mis tegelikult praegu Vene õhuväega toimub. Sest varisevate varjualuste uste kaadrite taustal käib teine kampaania, mis ei leia peaaegu üldse kajastust. Seda peetakse ekspordiaruannetes, sanktsiooninimekirjades ja ettevõtete kasumiaruannetes. Ja see teine kampaania võib lõpuks osutuda olulisemaks kui ükski üksiklöök. Ukraina ei hävita lihtsalt Vene hävitajaid ükshaaval Krimmi ruleerimisteel. Ta muudab Venemaa jaoks struktuurselt raskemaks järgmise ehitamisel. Niisiis, läheme asja juurde, alustades olukorra kirjeldamisest. Sagi, täpsemalt Novofedorivka lennubaas, on olnud Venemaa mereväe 43. iseseisva mereväe ründelennuväe polgu kodubaas alates Krimmi annekteerimisest 2014. aastal. Seda on kasutatud Su-30 SM ja Su-30M mitmeotstarbeliste hävitajate paigutamiseks, mis on lennukid, mida kasutatakse mereründemissioonidel. Kuid seda on üha enam kasutatud ka liukpommitamisteks Lõuna-Ukraina vastu. Suurem osa sõjast toimis see suhteliselt turvalise tagalabaasina, piisavalt kaugel rindejoonest, et Venemaa pidas seda turvaliseks kohaks lennukite parkimiseks, hooldamiseks ja relvastamiseks. Kuid 2026 aasta juulis Ukraina julgeolekuteenistus SBU hakkas korraldama droonirünnakuid baasi angaari infrastruktuuri vastu ja teatas 5 kinnitatud tabamusest. Esialgse teabe kohaselt viibisid 2 sihtmärgiks olnud angaaris Su-30 ja Su-30 SM hävitajad ning 1 neist, kus lennuk paiknes, puhkes tulekahju. SBU enda hinnangul maksis igaüks neist lennukitest, sõltuvalt konfiguratsioonist, $30–50 miljonit. 2 päeva hiljem ründas SBU uuesti. Seekord väites, et tabamusi said 7 angaari üle kogu baasi, kus mitmes neist olid väidetavalt sees Su-30 SM, Su-30 ja Su-24 lennukid. SBU väitis, et vähemalt 7 lennukit hävitati või said kahjustada. Lisaks Sakule tabas Ukraina ka Gvardiskoje ehk Gvardiskoje lennubaasi, mis asub umbes 30 kilomeetrit sisemaal, vabades veel 2 angaari, kus hoiti Shahidi droone ja lennunduse tugivarustust. Mis teeb need rünnakud erinevaks enamikust lennuväljade tabamustest, millest oleme viimastel aastatel rääkinud, on see, et me ei pea toetuma ainult Ukraina valitsuse väidetele, et teada saada, mis juhtus. Satelliidipildid Vantorilt, kaubanduslik satelliidifirma, kinnitasid kahju iseseisvalt. 6-7 kindlustatud lennukivarjendist oli nähtavad kahjustused. 4 varjualuse plahvatusuksed ei olnud enam küljes, vaid lebasid ruleerimisteel. Varjualused ise, mis olid raudbetoonist ehitised, seisavad enamasti endiselt püsti. Kuid kindlustatud lennukivarjendid ongi loodud selleks, et üle elada lähedased plahvatused ja hoida sees olevad lennukid lennukõlbulikena. Saki satelliidipiltidelt on näha, et konstruktsioon ise säilitas oma kuju, kuid kõik oluline selle sees, samuti uks, mis pidi selle sulgema, ei jäänud terveks. See tähendab, et Venemaa vastus Ukraina kesk- ja kaugmaa drooniohule, mis seni seisneb vaid valatud betoonis, pannakse juba vähem kui aasta pärast selle püstitamist reaalselt proovile. Ja see ei pea vastu, nii nagu Vene plaanijad lootsid. Siin on ajaskaala, mis selgitab, miks need varjualused üldse olemas on. 2025. aasta juunis alustas Ukraina kuulsat operatsiooni Ämblikuvõrk, massiline droonirünnak sügaval Venemaa territooriumil strateegiliste pommitajate baaside vastu, kasutades droone, mis olid kuude jooksul salaja kohale toimetatud ja lasti õhku otse Venemaa seest. Ukraina väitis, et tabas 10 lennukeid baasides, sealhulgas Beliajas, mis asub üle 4000 kilomeetri kaugusel Ukraina piirist. Sellest ajast alates on Ukraina regulaarsed kaugmaa rünnakud ulatunud isegi Engelsini, mis asub umbes 600 kilomeetri kaugusel rindest. Enne Ämblikuvõrku eeldasid Vene õhutõrjeplaneerijad, et kaugus ise on teatud mõttes kaitse. Kui Ukraina ei suutnud lennuväljale füüsiliselt ligi pääseda, siis olid seal pargitud lennukid täiesti kaitstud. Punkt. Rohkem investeeringuid polnud vaja. Kuid Ukraina näitas, et suudab jõuda isegi Venemaa kõige kaugematesse nurkadesse, kas siis droone juhtides või neid salajastes erioperatsioonides kohale toimetades. Ja Venemaa vastus oli hakata lennuväljadel, kus varem kasutati avatud platse, betooni valama, pidades tugevdatud varjualuseid lahenduseks ohule, mille eest avatud platsidel parkivad lennukid enam kaitstud polnud. Teoorias oli sellel kaitsel mõte sees. Kui sa positsiooni tugevdad, kaitsed sees olevaid vahendeid ja suurendad nende ellujäämisvõimalust tänu ehitisele. Probleem on selles, et Ukraina ründedroonid kohanesid kiiremini, kui Venemaa suutis ehitamisega valmis saada.
Rünnakud näitavad, et Ukraina uuemad droonisüsteemid vähendavad just seda kaitset, mida need varjualused pidid pakkuma. Ja 6-7 varjualusest, mis said ühe nädala jooksul ühel baasil kahjustada, on just selline tõend, mis seda väidet toetab. Nii lahendas Venemaa ühe probleemi. Avatud lennuväljadel olevad lennukid olid kaitseta. Ja tekitas sellega uue probleemi. Nimelt kallid, silmatorkavad ja statsionaarsed rajatised, mille asukohta Ukraina nüüd täpselt teab ning oskab seestpoolt õhku lasta. Et mõista, miks see on oluline peale lennukikerede enda väärtuse, peame rääkima, mis asi angaar tegelikult on. Sest enamik nende rünnakute kajastusi käsitleb seda lugu lihtsalt kui hävitatud lennukite arvu. Ja see alahindab seda, mida tegelikult rünnatakse. Hävituslennuk ei ole iseseisev relv. See on kogu tugisüsteemi nähtav tipp ja just see süsteem määrab, kui palju lahingujõudu lennuväli suudab tegelikult igal päeval toota. Seda nimetatakse väljalendude genereerimiseks. Angaaris toimub selle tsükli töömahukas osa. Mootoreid kontrollitakse, avioonikat testitakse ja kalibreeritakse, relvi paigaldatakse riputuskohtadele. Kõik see sõltub väljaõppinud mehaanikutest, varuosade laovarudest, maapealsest tugitehnikast, kütusetorudest, diagnostikaseadmetest ja hooldusdokumentatsioonist. Ja kõik see peab asuma ühes füüsilises kohas, et seda saaks kasutada tegeliku lennuki juures. Ja aastal 2026 droon võib selleni jõuda. Ukraina ei pea tegevusest kõrvaldama $50 miljoni suurust Su-30 SM-i, et vähendada selle lennuki panust sõtta. Piisab sellest, kui muuta selle lennubaasi väljalendude genereerimise tsükkel aeglasemaks ja kallimaks ja vähem usaldusväärseks kui nädal varem. Kahjusta hooldusala ja remondiboksi. Hävita maapealne tugivarustus ja täiesti lennukõlbulik lennuk seisab jõude, sest keegi ei saa seda korralikult relvastada ega tankida. Kui radar või õhutõrje ümber lennuvälja rivist välja lüüa, jõuab järgmine droonirünnak kohale väiksema vastupanuga kui eelmine. Lennuk, mida ei saa lahinglennule saata, on sel päeval Venemaale täpselt sama kasutu kui lennuk, mida pole olemas. See on ka põhjus, miks Ukraina ründab ikka ja jälle neid samu paari lennuvälja Krimmis, selle asemel, et kuskil mujal suuremat ühekordset hävitustulemust taga ajada. Ukraina teab, kust tuleb enamik Venemaa liukpommirünnakutest. Seega ründab ta neid sihilikult, et vähendada seda, kui palju Venemaa suudab ühelgi päeval tegelikult rünnata. Kuid selle taga, miks Ukraina korraga nii paljusid erinevaid sihtmärke tabab, on laiem operatiivne loogika. See on kontseptsioon nimega paralleeloperatsioonid ja see pärineb otse USA õhujõudude doktriinist, mis oli sama loogika, mis toetas koalitsiooni õhurünnakuid Iraagi vastu. Idee on lihtne. Järjestikune kampaania tabab üht sihtmärki, ootab, hindab kahjusid ja liigub siis järgmise sihtmärgi juurde. Aga paralleelkampaania ründab korraga paljusid vaenlase süsteemi osi, sealhulgas lennuvälju, kütusehoidlaid, radarijaamu, õhutõrjepatareisid, raudteesõlmi, laskemoona aladusid, hooldusrajatisi ja juhtimistaristut. Kõik ühes ja samas ajavahemikus või nii samaaegselt, kui ründevõimekus võimaldab. Selle eesmärk on tekitada ennenämmu süsteemne šokk. Kui vastane peab reageerima probleemidele, mis ilmnevad kõikjal korraga, ei saa ta keskendada oma remondi- ja kaitsevahendeid ühele konkreetsele probleemile. Otsuseid tehakse puuduliku info põhjal. Ressursid tõmmatakse üle kogu riigi konkureerivatesse suundadesse. Kogu süsteem hakkab igal pool ja korraga aeglasemalt ja halvemini toimima. Ukraina kasutab seda taktikat droonide, rakettide ja erioperatsioonide sabotaažiga, kuid ilmselgelt mitte USA õhujõudude mastaabis. Kuid loogika on täpselt sama. Saki saab ühe nädala jooksul 2 korda pihta. Siis saab Guadalupe pihta samal ööl kui teine rünnak. Samal ajal põlevad Venemaa rafineerimistehased mõne nädala jooksul. Venemaa ei saa koondada oma õhutõrjetega remondimeeskondi ühe konkreetse probleemi lahendamiseks, sest korraga on liiga palju probleeme, mis kõik võistlevad sama piiratud hulga inseneride, varuosade ja õhutõrjepatareide pärast. Pool, kes sunnib vastase püsivalt reageerivasse olukorda, jäädes ise juhtpositsioonile, kipub aja jooksul kurnamissõjas võitma, isegi kui üksikuid lahinguid otsustavalt ei võideta. Nüüd, siin peame pilti laiendama, sest lennuväljade rünnakud on vaid pool loost. Samal ajal, kui Ukraina droonid on Krimmis angaare hävitanud, teine ja vaiksem kampaania on vähendanud Venemaa võimet kaotatut asendada. Seda kampaaniat viivad peaaegu täielikult läbi lääne ekspordikontrolli režiimid, sanktsioonidega varustusahelad ja Venemaa enda kaitsetööstuse aritmeetika. Vaatame kõigepealt lennuki kadude numbreid, sest need näitavad, miks asendusvõimekus on nii oluline. Avatud allikate jälgimisprojekt Oryx, mis arvestab ainult neid kaotusi, mida saab visuaalselt kinnitada fotode või videote abil, on dokumenteerinud vähemalt 43 Su-34 hävituspomitaja,
ja vähemalt 21 Su-30 seeria lennuki kaotuse või kahjustuse alates sõja algusest kuni 2026 aasta juunini. Ja kuna Oryx nõuab iga kirja jaoks visuaalset kinnitust, on need arvud miinimum, mitte maksimum. Seega on tegelik koguarv peaaegu kindlasti suurem. Võttes arvesse sõjaeelse Su-34 lennukipargi suurust, mis hinnanguliselt oli umbes 163 lennukit, moodustavad kinnitatud kaotused üksi veerandi kogu sellest varust. Ja see kõik on enne, kui arvestada lennukeid, mis on teenistusest eemaldatud, kahjustuste, hoolduse hilinemise või meeskonna puuduse tõttu. Ükski neist ei kajastu visuaalses kaotuste jälgijas. 2026 aasta juuniks Venemaa kinnitatud lennukikaotuste koguarv kõigi lennukitüüpide lõikes oli umbes 185. Laiemad arvestused, mis hõlmavad kõiki lahingulennukite tüüpe, ulatuvad vähemalt kahekordseks, kui arvestada ka koptereid ja teiseseid kaotusi. Tegelikult hindas Rand juba 2024 aastal, et Venemaa õhujõud olid kiirenenud, kulumise tõttu langenud umbes 75% peale sõjaeelsest tugevusest. Ja lennukid, mis on jõudmas oma teenistusaja lõppu ning kaotused pole sellest ajast alates lakanud kuhjumast. Just sellises olukorras peaks Venemaa lennundustööstus neid kaotusi asendama. Ja just siin lähevad asjad Moskva jaoks tõeliselt halvaks. Aga enne kui edasi läheme, veendu, et oled sõjasaate kanalile tellitud. Me jälgime nii hiljutisi sündmusi kui ka pakume pikaajalist ja ajaloolist analüüsi, mis näitab täpselt, kuidas sõda mõlemal poolel kulgeb. Tagasi Venemaa probleemide juurde. Alustame DDS-i kroonijuveelist programmist. Su-57, Felonist, 5. põlvkonna varghävitajast, mis on olnud arenduses peaaegu 2 aastakümmet ja pidi olema otsene vastus F-35-le. Aastal 2023 Venemaa ühtne lennukikorporatsioon UAC tarnis väidetavalt 11 Su-57 hävitajat õhu- ja kosmosejõududele ning selle tegevjuht lubas avalikult tootmist edaspidi kahekordistada. Selle asemel liikusid tarned vastupidises suunas. 2024 aastal oli kõige kinnitatum hinnang, et tarniti 5 lennukit, kuigi eesmärk oli 22. Ja UAC lõpetas kogu 2025 aasta ilma ühegi ametlikult kinnitatud uue Su-57 tarneta Venemaa õhu- ja kosmosejõududele. Analüütikud märkasid 2025 aasta kevadel pilte, mis viitasid 2 lennukile, mille sabanumbrid olid 25 ja 26. Kuid ka see oli spekulatiivne, sest Rostec ei teatanud sellest kunagi ametlikult, mis on iseenesest kõnekas. Kaitsetööstuse ettevõte, kes on oma tootmismahu suurenemises kindel, avaldab numbreid, ajakavasid ja tuvastatavaid partiisid. Venemaa Su-57 programm on selle asemel jäänud vaikseks, avaldades vaid katkendeid ja laste spekulatsioonidel vaikust täita. Aga sellel võib olla lihtne põhjus. Suurbritannia mõttekoda RUSI avaldas 2025 aasta novembris uurimuse pealkirjaga Vulnerabilities in Sukhoi Production – Clipping Russia's Wings. Selles väideti, et Venemaa peamised kokkupanekutehased Komsomolska-Muuri ääres, Novosibirskis ja Irkutskis olid juba otseste sanktsioonide all. Siiski märgiti ka, et märkimisväärne osa nende 2. ja 3. taseme tarnijatest, ettevõtted, kes toodavad titaanist lennukikere detaile, mootoriosi ja radarisüsteeme, on seni suutnud piirangutest kõrvale hoida, mille RUSI tõi välja kui aktiivse lünga praeguses sanktsioonirežiimis. Mitte kui tõendi selle kohta, et haavatavust ei eksisteeri. Kuid RUSI kaardistus näitas, et kõige olulisemad tarnijad, sealhulgas mootoritootja UEC, UMPO ja UFA, titaanitarnija VSMPO, Avisma ja radaritootja Ryazani, riiklik instrumentide tootmise ettevõte, asuvad kõik Venemaa Euroopa osas. Ukraina kasvava kaugründevõimekuse ulatuses. Teisisõnu, sama rünnakuloogika, mida praegu rakendatakse Krimmi angaaride suhtes, kehtib ka teisele, veelgi olulisemale sihtmärgile, mis asub suures osas sanktsioonideta ja on põhja pool käeulatuses. Kitsaskohad süvenevad. Su-57 on loodud järgmise põlvkonna mootori nimega Izdelie 30 ümber, kuid lennuk on aastaid lennanud üleminekumootoriga vanemast AL-41 perekonnast. Samal ajal kui uuem mootor ei suutnud pakkuda stabiilset jõudust. Kaasaegse varghävitaja kogu operatiivne potentsiaal, selle soojusjälg, andurite jõudlus, selle võime superkruiisida, on seotud just selle lõpliku mootori konfiguratsiooniga. Ja tootjad on mõistetavalt vastumeelsed alustama lennuki masstootmist, mille põhijõuallikas pole veel lõplikult valmis. Kui lisada eelmainitud sanktsioonidest tingitud komponentide puudus sellele lõpetamata mootorivahetusele, saamegi täpselt selle mustri, mida praegu näeb. Lennukid, mis on olemas, mis lendavad ja mida aeg-ajalt demonstratsioonlennule välja tuuakse, kuid mida ei saa panna sellisesse stabiilsesse ja etteaimatavasse tootmistsüklisse, mis tegelikult asendaks lahingukaotusi. Avatud allikate hinnangul jääb ühe Su-57 ühiku hind olenevalt konfiguratsioonist kuskile 50 ja 100 miljoni dollari vahele. Ja sõjaaja majanduses lihtsamini toodetavad Su-34 ja Su-35 ees annavad oma hinna eest rohkem otsest lahinguväärtust.
nii et Vene planeerijad paistavadki tegevat täpselt seda, mida matemaatika neile ütleb. Andes vähem prioriteeti kallile sanktsioonide all kannatavale maineprojektile ning eelistades lennukeid, mis saavad tegelikult tootmisest välja, isegi kui need lihtsamad lennukid kaotatakse kiiremini. Ja isegi raha selle kõige parandamiseks on üha raskem leida. 2025 aasta novembris Dubai lennundusnäituse Rostetsi tegevjuht Sergei Chemissov kinnitas avalikult, et Venemaa kaitsetööstuse eksport on langenud umbes poole võrra võrreldes 2022 aasta tasemega. Ta omistas selle languse sõjaaegsele tootmisele, mis suunati peaaegu täielikult Venemaa enda sõjaväele, mitte välismaistele ostjatele. Enne sissetungi teenis Venemaa umbes 1,1 triljonit rubla, umbes $14 miljardit aastas relvaekspordi tuluna ja oli maailmas suuruselt teine relvaekspordija, jäädes alla vaid USA-le. Jamestown Foundationi sõltumatu analüüs viitas, et tegelik kokkuvarisemine on isegi järsem, kui Chemissovi enda sõnastus vihjab, hinnades ekspordi 92% langust. Vaid aastatel 2021 kuni 2024. Aruanne viitab sõjaaegse tootmise ümbersuunamise, sanktsioonide ja inflatsiooni kombinatsioonile ning sellele, et välismaised ostjad, sealhulgas traditsiooniliselt usaldusväärsed kliendid nagu India, pöörduvad aktiivselt teiste tarnijate poole. Ja Stockholmi rahvusvahelise rahu-uuringute instituudi SIPRI andmete kohaselt Venemaa üldine osakaal ülemaailmsel relvaeksporditurul on 5 aastaga langenud 21%-lt veidi alla 7%. See on enneolematu kokkuvarisemine riigi jaoks, mis veetis aastakümneid maailma 3 suurima relvaeksportööri seas ning mis on rajanud märkimisväärse diplomaatilise mõju globaalses lõunas, eriti just nende relvasuhete kaudu. Kuid see pole enam ainult ekspordilugu, sest see kajastub juba ka finantsnäitajates. 2026 aasta juulis Rostec avalikustas, et nende puhas kasum langes 2025 aastal 42%, isegi kui tulud kasvasid kodumaiste sõjatellimuste suurenemise tõttu 25%. Ühes raportis Chessomov ise ütles Venemaa peaministrile, et ettevõttel pole uute investeerimisprojektide rahastamiseks eriti omakapitali alles. Kuidas see võimalik on? Lihtsalt öeldes, surutakse valitsuse programme Rostecile peale, et neid võetaks vastu oluliselt madalama kasumimarginaaliga kui ekspordiks mõeldud programme. Sisemaised hankelepingud näivad pakkuvat oluliselt madalamaid kasumimarginaale kui ekspordilepingud. On kõnekas, et riik, kes alustas sõda, ei taha nüüd kulutada raha kvaliteetsele sõjavarustusele, mis võiks tegelikult aidata sõda lõpetada ja püüab vanema tehnoloogiaga vastast kurnata. Pane need 2 kampaaniat kõrvuti ja tulemus on ilmne. Ukraina hävitab Vene lahingulennukeid, kahjustab Angaari kütuse ja maismaatoetuse infrastruktuuri, mis võimaldab ellujäänud lennukitel väljalende teha. Ja teeb seda kõike laiemas paralleelsete operatsioonide kampaanias, mille eesmärk on üle koormata Venemaa remondi ja kaitsevõimekust kõikjal korraga. Sama ajal lääne sanktsioonid, ekspordikaotused ja Venemaa enda sõjaaegne ressursside jaotamine lämmatavad tööstusbaasi, mis peaks kõik need kaotused asendama. Need 2 survet tugevdavad teineteist positiivses tagasiside ahelas. Iga tugevdatud variant, mille jaoks Venemaa betooni valab, ja iga osaliselt sanktsioneeritud tarnija, kes endiselt vaikselt saadab titaani ja radarikomponente sellesse tarneahelasse, on ilmselge järgmine sihtmärk samadele droonidele, mis võtsid Saki lennuväljal 6 variandil uksed eest. Varem mainitud aruandes toodud Russi soovitus seob selle kõik kokku. Läänel on vaja laiendada sanktsioonide ulatust just nendele, 2. ja 3. taseme tarnijatele, sest just seal on praegu see ärakasutatav lünk. Samal ajal tähendab iga täiendav ekspordileping, mille Venemaa kaotab, kuna ostja nagu India liigub usaldusväärsema tarnija poole, üht rahastamisallikat vähem, mida Moskva saaks muidu kasutada just sellise kiirendatud tootmise rahastamiseks, mille kohta Russi juba hoiatab, et see on kõikumas. See on see kumuleeruv mehhanism, mis muudab Krimmi lennuväljade kampaania olulisemaks, kui pelk hävitustarv näitab. Ukraina ei pea eraldiseisvalt võitma kurnamissõda Venemaa olemasoleva lennukipargi vastu. Venemaa kaotused peavad ületama asenduste arvu, mida piirangud, kaotatud eksporditulu ja tarneahel, mis on laiali nii sanktsioneeritud kui ka mittesanktsioneeritud tarnijate vahel, suudavad pakkuda, mis on juba niigi raskustes ka ilma välise surveta. See kõik ei tähenda, et Venemaa õhuvõim Krimmi üle kukub kokku kindla ajakava järgi. Ning me peame olema ettevaatlikud, et mitte üle hinnata, kuhu see tegelikult viib. Venemaal on endiselt üks maailma suurimaid tööstusbaase. See suudab endiselt projekteerida lennukikeresid, sepistada titaanist konstruktsioone ja integreerida relvasüsteeme kodumaal. Ja see on näidanud üles võimet kohaneda ja uuendusi teha kogu selle sõja vältel, sealhulgas avades uusi spetsiaalseid rajatisi kütusesüsteemide ja lennuelektroonika testimiseks. Isegi Saki ise saab uuesti üles ehitada, varustada ja uuesti varjenditega katta, kui Moskva otsustab sellele prioriteeti anda, nii nagu ta on varem baase üles ehitanud. Ja paralleelsed operatsioonid toimivad oma olemuselt ainult siis, kui neid läbiviiv pool suudab tempot hoida.
Ukraina droonitootmine, kuigi see on reaalne ja kasvav, võistleb Vene õhutõrjevõrgustikuga Krimmi ümber, mida samuti tugevdatakse ja kohandatakse just nendele täpselt samadele rünnakutele reageerimiseks. Löökide täpsus ise võib halveneda, kui Vene segamine ja elektrooniline sõjapidamine paranevad kiiremini kui Ukraina sihtimissüsteemid. Kuid see, mida SAC-i rünnakud ja tööstusandmed meile näitavad, on suund, kuhu liigutakse. Ning see suund on olnud märkimisväärselt ühtlane juba üle aasta. Venemaa vahendab pidevalt eilseid nõrkusi ja Ukraina leiab alati järgmise, olgu selleks siis uuem ründedroon, mis suudab betooni läbistada, või lääne sanktsioonide nimekiri, mis pole veel konkreetse tarnijani jõudnud. Betoon ei päästnud Venemaa lennukeid SAC-is. See muutis probleemi lihtsalt satelliidipiltidel veidi fotogeenilisemaks. Ja probleem Su-57-ga ei seisne ainult tootmises, vaid ka selles, kuidas see tegelikult õhus hakkama saab. Lisateabe saamiseks vaata seda videot. Ja nagu alati, kindlasti telli kanal, et saada igapäevaseid uuendusi kõige pakilisemate ülemaailmsete geopoliitika ja sõjanduse teemade kohta.